Kas sa tead, et kõige lihtsam viis midagi oma elus muuta on muutes oma sisekõnet? Ja ma ei hakka praegu sulle pikalt ja laialt rääkima sellest, et kuidas kõik need lood, mida sa iseendale räägid, on need lood, mida sa tegelikult oma elus näed, välja mängid, millega sa põrkud, kuidas kõik sisemised piirid, piirangud, tingimused on need, mida sa näed ka omaenda välises elus manifesteerumas. Ma tahan sinuga rääkida millestki väga palju lihtsamast. Ma tahan, et sa pööraksid tähelepanu sellele, kui palju sina enda sisekõnes räägid käskudes ja keeldudes. Ma pean, ma vajan, mul tuleb seda teha. Ma ei hakka praegu loksutama sinu seda, et mis seal taustal on, sellepärast et tihtipeale seal taga on mingisugune väga toekas kindel vundament ja kui seda hakata loksutama ja torkima, siis paljud inimesed muutuvad vägivaldseks. Aga kui see vähegi kõnetab sind, siis pööra korraks tähelepanu sellele, mis toimub sinu kehas, kui sa ütled endale ma pean. Ori ei ole vaba oma valikutes ja tead mis, me väikesena ei olnud keegi kuigi vabad oma valikutes, meil tuli teha seda, mida meile öeldi, mida meile kästi, sellepärast et meie heaolu, ellujäämine ja turvatunne sõltus meid ümbritsevatest täiskasvanutest. Meie käest ei küsitud, kas me tahame kindlal kellaajal magama minna, meie käest ei küsitud, kas me tahame minna kooli, kas me tahame teha koduseid töid ja kõike muud. Nüüd me ei hakka praegu rääkima sellest, et kas ja kuidas on võimalik lapsi teistmoodi kasvatada, aga ma tahan juhtida su tähelepanu endiselt sinu sisekõnele ja sellele, kui palju sa seal käske ja keelde kasutad, mis toimub sinu kehas, mida sa seeläbi teed enda vitaalsusega. Üks lihtsamaid viise, kuidas ära tappa enda teotahe ja kirg, on öelda ma pean. Võib-olla millegi kohta, mida sa tegelikult tahad. Ja kui sa nüüd vastandina testid väljendeid ma tahan, ma valin, ma teen. Need peaksid tõstma sind, andma sulle juba selle sisemise impulsi, et aga okei, ma lähen ja ma teengi. Nüüd asi ei ole praegu välises, asi ei ole selles, mida ja kuidas ja kui palju sa teed. Asi on selles, et kuidas sa räägid iseendaga, kuidas sa iseennast motiveerid, inspireerid ja kas sa üldse seda teed. Kõige lihtsam viis muuta midagi välismaailmas on muutes oma sisekõnet. Pööra tähelepanu sellele, kas sa lood enda sisemaailmas ori-orjapidaja dünaamikat ja suhtud endasse kui orja.